Ja siin on kogu jutt, kuidas seda kasutada. Kõigepealt getting started osas võiks alustada. Siin näidatakse, kuidas neid kommentaare kasutada. Esimene näide on funktsiooni kohta. Alati need kommentaarid on mitmerealised. Võivad ka olla üherealised, nagu siin näiteks, aga me kasutame mitmerealise märke, sellepärast, et kui me tahame mingisuguse vahendiga genereerida dokumentatsiooni oma JavaScripti failidele, siis vastav parser oskab lugeda neid JSDoci kommentaare nende märkide järgi välja. Või kaldkriips ja tärn. Muidu tegelikult piisab isegi ühest tärnist mitmerealise kommentaari tegemiseks, aga JSDoci parserile on oluline just see, et tal oleks 2 tärni. Kus me seda JSDoci parserit üldse näha saame? Ma ei tea, kas siin nüüd selles JavaScriptis asi töötab. Siin näiteks selle sama funktsiooni kohta, see, mis siin musta kasti sees on, ta kuvab selle teksti, mis on selle funktsiooni kommentaar siin üleval. Seega, kui ma kuskil mujal kasutaksin seda sama funktsiooni, some numbers, kui ma proovin siia alla seda teha, some numbers, kas ta siis oskab ka seda teha. Siin ta ei saa nüüd aru. Aga kui me kasutaksime PHP, siis PHP doki puhul ta saab aru, et Eclipse'i puhul see ei ole nii hästi integreeritud. Võib-olla siin on mingisugune koht seadistustes vaja paika nokitseda, et me näeksime seda, aga muidu selle mõte on, et kui me lähme kuskile funktsiooni nime peale, mille me oleme kuskil mujal deklareerinud, siis me näeme selle kirjeldust, et me ei pea eraldi minema sinna faili, kus on see funktsioon kirjeldatud, vaid integreeritud arenduskeskkonnas me näeme juba seal, kus me seda kasutame, mille jaoks see funktsioon on, millised on selle sisendparameetrid, millised on andmetüübid, milline on väljund ja muu lisainfo. Siin esimene näide on lihtsalt funktsiooni kirjeldus, mida see funktsioon teeb, mille jaoks me selle funktsiooni tegime. Järgmises näites on lisaks sellele esimesele reale juba esimene @märgiga tunnus pandud. Kõik need tunnused JSDocis algavad @märgiga. Konstruktor, JavaScriptis me eriti konstruktoreid ei kasuta, aga siis kui klassi tehakse, siis seda kasutame. Kui on sisendparameetrid, siis nende jaoks on @param, millele me märgime kõigepealt andmetüübi loogiliste sulgudega. Andmetüübid on siis string, boolean, number ja nii edasi. Siis on selle sisendparameetri nimi ja sellele järgneb selle sisendparameetri kirjeldused, mille jaoks see sisendparameeter on. See on nagu lühidalt, kuidas seda teha, aga siin all on terve loetelu nendest @märgiga omadustest, mida me saame kasutada. Eelkõige me kasutame selliseid asju nagu faili alguses, et kirjutada, mille kohta see fail on, mis funktsionaalsus sellesse faili on kaasatud ja paneme sinna ka autori. Niimoodi, et kõigepealt on autori nimi ja siis me saame noolsulgude vahele panna või meili aadressi. See on siis vajalik selleks, et kui keegi teine arendaja leiab sinu tehtud JavaScripti faili, siis ta saab sinuga ühendust võtta, kui mingi küsimus tekib. Näiteks siin on author James Smith ja noolsulgude vahel on meili aadress. Mida me veel kasutame, on param, mida me juba vaatasime. Siin on erinevad näited, kuidas paramit kasutada. Aga tavaliselt võiks märkida ära kõik 3 osa, andmetüüp, parameetri nimi ja see, mille jaoks see sisendparameeter on. Siis kui funktsioon väljastab midagi, selle jaoks on returns. Näiteks siin ta returnib mingisuguse tulemuse ja returnsi järele kirjutame andmetüübi ja selle, mida ta väljastab. Või mille jaoks see on jällegi. Kui meil on mitu tüüpi, et näiteks see väljundtüüp võib olla siin kas siis arvuline või massiiv, siis me saame mõlemad andmetüübid siia kirjutada, need on eraldatud toruga üksteisest. Ja on võimalik ka sinna panna mitu
või noh, kui neid tüüpe võib tõesti, me ei tea, milline see andmetüüp on, see võib olla ükskõik mis, siis on PHP doc'is on mixed, aga JS doc'is vaatame, mis siin type'i all pakutakse, kas oli multiple või oli ta siin midagi muud, tärn vist oli. Ja me saame sinna regulaaravaldisena kirjutada ka lihtsalt tärn sisse. Et siis võib olla ükskõik milline tüüp. Ja need on need põhilised siis. Parameetrite jaoks, returns, väljundi jaoks, funktsiooni enda kirjeldus ja faili alguses app file ja app author. Ja siin on veel teisi, et kui faili sees kasutatakse mingit osa kuskilt mujalt, siis on uses, siin ei ole, PHP doc'is on uses veel. Mõned kirjutavad veel juurde to do, et kui midagi on veel teha täienduseks vaja vastavasse faili või funktsiooni, et siis pannakse see to do osa ka sinna juurde veel. See on siis JS Fiddle, kust me saame testida JavaScripti ja CSS-i ja HTML-i koodi. See on siin samas kataloogis, jah. Sa kopeerisid selle sama siia. Ole hea, võtta see Firefoxis lahti, siis me saame seda Firefoxiga testida, vaadata. Nii keeruliseks tehtud kood, sul on siin üks klass, mille sees on veel omakorda meil. Nii, vaatame, kuidas, mis selle nupuga seotud on. On click main 16. Sest mainile ei lähe ju mitte midagi sisse. Seega ta seda sisendparameetrit ignoreerib. Ja vaata, siin on veidi seda JS doc'i, aga mingisugune aga kui ta on automaatselt genereeritud, siis kuhu sa selle sisestasid? Kuskile sa pidid selle sõna ülesanded programmeerimise alustas ju kirjutama, eks. Nii, siin öeldakse, et number alakriips on 16, siis küsitakse mingisugust väärtust ja selle väärtus pannakse number 2 väärtuseks. Nüüd järgnevalt paned plussmärgi ette, mis selle asja mõte on. Okei, laseme ta siiamaani käima, ma panen näiteks 5. Aga miks ta? Nüüd võttis. Number 2 on 5. Näed, et on sõne praegu. Promptist tuleb sisse sõne. Nii, siis teed parse int sellega. Ja siin ta on arv. Input number on arv. Järgnevalt küsid, et kas number 2 on null, järjeta peaks siia calculate'i ossa minema. Läheb calculate'i ossa. 16. Nüüd hakkab seda kasutama, mis on ka arv. Seega ta läheb siia, X. Kuidas ta nüüd siia kirjutas? Mis see O? Nüüd läks õigesse kohta. Vaata, JavaScriptis käib niimoodi, et kõik asjad, mis on functioniga deklareeritud, loetakse kõigepealt sisse.
ja pannakse mällu ära. Selleks, et pärast, kui me tahame mingisugust funktsionit kasutada, siis on need mälus olemas. X on 16. Ega number on ka 16. Nii, vaatame, mis siin nüüd toimub. Number 2, kuna ta tuleb väljaspoolt sisse, on ta siin nähtaval. Kui me teeme selle 5, mis on veel, 10 süsteemis, eks ole. Jah, kuna vaikimisi ta ongi 10 süsteem, siis ei pea seda siia panema, aga kui me siia 2 paneksime, siis mis oleks tulemus? Palju on 5 2-süsteemis? Kui palju 2-süsteemis erinevaid numbreid on? 2, jah. Seega me saame kasutada ainult 0 ja 1. 20 süsteemis on seega 10 binaarsüsteemis. Järgmine arv binaarsüsteemis on 10 järgmine. Ei no, kui sa liidad ühe juurde järjest. 11 on järgmine. 11 on 3, mis järgmine on? Ei, 12 ei saa olla, sellepärast, et 2 ei ole seal. Saame ainult ühtesid ja 0 kasutada. 100 on järgmine. Seega, vaata, mis see oli? Need 10 on 2, 11 on 3, 100 on 4, seega 5 on... Ei, seal 101 sobib ka ju. Seal on ka nüüd 0 ja 1. Seega 101 oleks ta siit. Praegu see parse int annaks väärtuseks 5, aga vaata siin on sul see sõnena, see number 2. Kus see number 2 tuleb üldse, vaatame? Siit tuleb, eks. Konverteerid, plussiga konverteerid ta siis arvuks. Nüüd küsitakse operaatorit, kas siis pluss, miinus, jagamismärk, see või ühesõnaga tuleb midagi sinna panna. Paneme plussi näiteks. Oled sa kindel, et ta üldse kunagi siia case'i läheks? Ei tee praegu mitte midagi, ta ainult loob ühe mälukoha sinna. Aga nüüd me oleme õiges case'is, pluss kui sa tahad niimoodi teha, et ükski nendest ei ole, siis on see default case. Ehk siis vaikimisi ta läheb siia plokki. Nüüd ta kutsub välja operatori selle plussiga. Vaatame, mis siin toimub. Siin on nüüd tsükkel. 0-st kuni 15 hakkab tegema midagi. Mida ta teeb? O-d võrdleb plussiga, ega ta läheb siia sisse. Ja hüppab sellega kohe välja. Miks ta üldse 16 korda peaks seda läbi tegema? Ma sain aru niimoodi, et see peab läbi luupima number. Ma ausalt taimeseks, kui mu number on 16, siis ta peab läbi luupima selle samast asjast. Just, võt see arv nii palju kordi, eks ole, näiteks arv on 5, siis 5 plus 5 plus 5 plus 5, 16 korda, seda küll. Aga vaata, praegu ta teeb seda, et ta liidab ainult ühe korra ja return'iga ta viskab siit välja. Okei, aga kui panite return'i ennast mingi lõpus korraks, vaata see, kui sa võtad järgmist, siis ta on result pluss võrdub. Ja, seal on juba õigesti tehtud. Aga siin on jällegi alert, okei. Input number oli 5 ja number on 16, aga nüüd sa liidad 16-le 5 juurde, sa saad 21. Nüüd ta läheb operate'ist välja. Resulti enne ei olnud, ta on undefined ja nüüd sa püüad undefined'ile liita juurde 21. Ja see ongi none, sellepärast, et result on undefined. Sa pole resultile veel väärtust andnud. Ja, siis oleks pidanud nii var result võrdub 0 näiteks. Aga samas korrutamise puhul ta siis ei töötaks, sellepärast, et kui sa 0-ga korrutada, on tulemus alati 0. Korrutamise puhul ta peaks jällegi 1 olema, seega see resulti algväärtus peaks ikka kuskil siin olema. Siin plussi puhul ta on 0, korrutamise puhul ta on 1, jagamise puhul tal ei olegi algväärtust, esimene arv üldse on algväärtuse 5, eks ole. Ja protsendi puhul sama lugu on modula puhul. Ühesõnaga, nüüd me saime aru, miks see none tuleb, sellepärast, et result oli not undefined. Ja kui sa midagi undefined'iga püüad kokku panna, siis see on ikkagi
undefined ja kui sa püüad seda veel arvuna näidata, siis see on not a number. Seda ta ei oska siis kuidagi konverteerida. Püüa kogu see kood nüüd saada kas siis Eclipse'is või mingis teises IDEs niimoodi sisse, et sa pead selle Subversioni serverile üles commit'ida. Vaata, nagu näiteks siin on see korrutamine, siia 5 ja 32 ja korrutan ja ütleb 160. Eclipse'i sa saad käivitada sellist kohast, kui sa võtad failihalduri ja siis siin üleval on see aadressi riba. Siin on sul home ja sinu kasutaja, aga sa paned sinna home ja opilane. Ja siin on selline kaust nagu Eclipse. Otsi see kõigepealt üles. Seal kataloogis on Eclipse'i käivitusfail, see, mis sul tuleb käima lasta. Vaat see. Pane see käima kõigepealt. Kui ta on sul käima läinud, siis tuleks kõigepealt teha üks seadistus ära, window ja preferences, siis general ja editors ja text editors. Ja siin ilmselt ei ole sul praegu siin linnukest juures, show print margin, pane sinna juurde, see on selleks, et me näeksime, kui mingi rida läheb liiga pikaks, siis me teame selle lühemaks teha. Ja teine koht oli show whitespace characters. Mis need whitespace characters on? Näiteks? Ja need on kõik võimalikult märgid, mida me ei näe. Vaata siin, kui sa vajutad configure visibility, siis ta näitab loetelu. Üks on tühik, teine on ideographic space, mis see võiks olla? Mina olen selle kasutanud tekstitoimetites, mis toetavad nagu näiteks Word ja LibreOffice ja OpenOffice need tekstitoimetid seal. See on non-breakable space. Tähendab, et kui sa sellise märgi sinna paned, see control ja space'iga, et siis ta selle koha pealt, kui ta on rea lõpus, siis ta ei murra seda rida ära, vaid viib need kaks sõna, mille vahel see on järgmisele reale. Ehk taane carriage return, mis see võiks olla? Kas on siin ilmselt keegi kasutanud trükimasinat, sellist, kus sa keerad selle paberi sisse ja siis hakkad lõpsima ja lint jookseb. Seal on see asi, et iga kord, kui sa mingile tähele vajutad, siis ühe positsiooni võrra see rull nagu liigub vasakule, eks ole, kui sa vasakult paremale kirjutad. Ja kui ta jõuab lõppu välja, mis sa teed? Jah, see ongi nagu vaguni tagasi saatmine, carriage return. Saad rida otsast peale hakata ja et sa saaksid järgmisele reale minna, siis sinna on veel see mehaanika juurde ehitatud, et ta keerab seda paberit natuke ülaspoole ka veel, et sa saad järgmist rida hakata kirjutama. Et kui tehti esimesed arvutid, võeti see Windowsi süsteemis kasutusele, aga seda Unixi süsteemis ei ole. Ja kui ma oma isale kunagi näitasin, kes ei olnud kunagi varem arvutit kasutanud, et kuidas ta saab mingisuguseid oma kirju kirjutada niimoodi, et ta saaks pärast muuta neid ja välja trükkida, siis ta kirjutas esimese rea peaaegu lõpuni ja siis ta ei osanud midagi edasi teha, siis ta küsis mu käest, et kuidas ma saan selle rida vahetada. Ja siis ma ütlesin, et kirjuta lihtsalt edasi, vaata, mis juhtub. Läks ise järgmisele reale. Et see on niivõrd automaatne asi siin arvuti puhul, et ma ei saagi aru, mille jaoks arvuti puhul seda carriage return'i üldse kunagi vaja on olnud, sest sellest järgmisest line feed'ist täiesti piisab. Kui Windowsi peal Eclipse'i kasutada, siis seal on vaikimisi Windowsi reavahetuse seadistus, tähendab, seal on 2 märki.
seal on kõigepealt see päikese moodi märk või miin või mis ta on, see carriage return, ja siis on see nagu slaavi B-tähe moodi asi, need 2 märki, ja Unixi puhul on ainult 1, et see on siis siin workspace'i osas, et kas new text file line delimiter, ridade eraldaja on Unixi stiil või on ta Windowsi stiil. Et Unixi stiiliga me hoiame ruumi kokku ja on tekst loetavam ka. Et ei ole neid carriage return'e, mida tegelikult üldse sinna vaja ei olegi. Et me saaksime repoga ühendada perspective, open perspective ja siit valida other. Ja siit valida SVN repository exploring. Siis peaks tulema selline vaade, et nagu SVN repositories. Minul on siin praegu 4 repot, no Arturil on ilmselt 1, ma ei tea, kuidas teistel on. Mõnel on seal veel, Elise vist tegi kunagi sinna kataloogis või tühi, või kuidas sinna ära tee uuesti, kui sul on sinna midagi sisse panna. Ja mõned veel. Aga see on see koht, kus on repode ühendused. Siis vajutad sellele kollasele tünnile, kus on roane plussmärk. Tuleb selline aken ette. Ja siia aknasse kirjutad sellise urli, nagu mida me siia kirjutan parasjagu. Meie repo asub sellisel aadressil. Ja username on väikeste tähtedega eesnimi. Ja password on see, mille sa umbes esimesel korral või millalgi sisestasid, kui ma palusin sul sisestada, kui sa seda tegid. Aga ma vaatan kohe, kas näiteks sina oled seda teinud. Sul pidi tekkima siia üks kollane tünn. Siis parem klikk selle peal ja check out. Ja pärast seda, kui ta on selle check out'i ära teinud, võtab natukene aega, siis window, perspective, open perspective, other ja võtad siit kas PHP või JavaScripti oma. Ükskõik kumma. Ja siis on sul selline vaade nagu Project Explorer, kus sa saad hakata toimetama. Sinna siis tekitad oma kataloogi. Iga koht, kus sa tahad midagi teha, valid selle välja, parem klikk, new ja siit valid siis. Tavaliselt me ei kirjuta funktsiooni sisse neid andmeid, mida me tahame töödelda, sellepärast, et muidu see funktsioon ei ole taaskasutatav. Niisiis, kuidas seda taaskasutatavaks teha, anname sisend parameetrina selle massiivi ette, et seesama array of numbers ja võtame selle siit ära. Kõik muu jääb samaks. JSDoc osa tuleb täiendada. Param, anname siia andmetüübi, kuna antud juhul on tegemist ainult arvudega, siis number ja massiivi puhul on indeksi andmetüüp ka oluline, ta võib olla ka sõneline. Antud juhul me ei määra talle mitte midagi erilist selleks andmetüübiks, seega ta jääb täisarvuks integer. Edasi muutuja nimi, mille kohta see kirjeldus. Esimesele anname näiteks massiivid 4, 5, 6. Teisele näiteks 3, 8, 9, 4, 2. Ja mõlemal juhul peaks ta kõik 3 tsüklit nüüd läbi käima ja tulemuse välja kuvama. File. Konsool, ja siia saab kirjutada seda. Ja tegi 2 korda. Kõigepealt siis summa 15 ja teisel juhul on summa 26. Et sel viisil me saame juba tehtud funktsiooni taas kasutada erinevates kohtades. Ja massiivi tähistus on siis see, millise arvuga tähistatakse massiivist tavaliselt esimest positsiooni 0, jah.
muidu pseudokoodis me võime ka ühe kirjutada sinna, aga JavaScriptis on 0, PHP's on ka 0, Javas on 0. Ma ei mäleta, kas Visual Basicus vist oli 1. See esimene. Nüüd me oleme läbi kedranud, teame, kuidas muutujad teha, kuidas omistada väärtusi, millised on erinevad andmetüübid, kuidas kirjutada dokumentatsiooni, kuidas teha tsükleid ja kuidas kirjutada massiivi. Mida me veel ei oska teha? Vaatame siit õppekavast järele, kas see vist on see. Mis siin räägitakse? Muutujaid käsitlesime, andmetüüpe käsitlesime, aritmeetika, loogika avaldisi, samuti need miinus pluss korrutamine, jagamine. Loogika avaldised, neid me ei ole veel väga vaadelnud. Meil on 10 sõna, mis ei ole rahvusvaheliselt muutujad, hakkame neid omavahel võrdlema. Näiteks first ja second. Ja paneme mingisugused väärtused või loeme need sisse. Loeme esimese sisse ja teise ka. Ja nüüd võrdleme neid omavahel emifiga. First, second. Kui on, siis kirjutame välja ühesugused. Ja muul juhul erinevad. Ja testime nüüd. Näiteks 56. Teine ka 56 ühesugused, aga 56 ja 7 erinevad. Aga me paneme mingisugused sõned siia, siis ta jookseb kokku, sest ta teab, et see peab olema arvtüüpi. Aga see on nüüd praegu loogika tehe. Me saame kasutada siin ka tõeväärtusi, et true on 1 ja false on 0. Muudan seda tingimust. Näiteks Andy, ilmselt seda tähistust sööb ka algobox. Kuigi nad soovitavad kasutada prantsuskeelset E-d siin või U-d. Aga võib-olla see töötab ka. Nii, ma panen 1, peaks tulemus olema ühesugused. Ongi. Ma panen 1 ja 0, see on erinevad. Kui siia panna see teine märk, 2 toru, mis tähendab võid, siis 1 ja 0 peaks andma tulemuseks. Võrdleme omavahel 1 ja 0 ja operaatoriks on võid. Anna nimeks loogika. Põhilised loogika tehte märgid on sellised nagu and, or ja XOR. Mitut erinevat väärtust me saame binaarsüsteemis kasutada iga arvu jaoks. Mitut erinevat numbrit siis. Rohkem kui 10 süsteemis või vähem kui 10 süsteemis. Kui palju 10 süsteemis neid erinevaid numbreid on, mida me kasutada saame? Jah, seega 2 süsteemis on 2 tükki.
No lisaks on veel olemas, võime teha 3. süsteemi, 4. süsteemi, 16. süsteemi. 16. süsteemis, palju seal neid numbreid siis on, mida me kombineerida saame? Tegelikult on 16. Aga numbreid on 10 üldse maailmas, neid on juba 20 kokku ainult arve vaja. 16. süsteemis on numbreid rohkem, nimelt seal loetakse A, B, C, D, E ja F ka numbriteks. Siis on 2, siin on siis 0 ja 1 numbrid on. Siis 10. süsteemis on 0, 1, 2, 3, 4, 5, tegelikult neid saab kopeerida siit. 6, 7, 8, 9 ja rohkem neid ei ole. Ka väiksemaks. Peaks niimoodi ka saama kokku panna. Õnnelik süsteemis on siis kõik need, mis on 10. süsteemis. Ja lisaks on veel A, B, C, D, E ja F. Ja siia ühe näite ka kõrvale. Noh, näiteks arv 1. Arv 1 on igal pool sama. Sest igal pool on 1 olemas. Siin on olemas ja siin on olemas. Arv 2 10. süsteemis. Siin on 2 ja 16. süsteemis on ka 2 olemas. Aga kuidas binaarsüsteemis 2 on 10? 1 ja 0. No teeme veel ühe näite siin. 3, siin on 16. on ka 3 olemas, aga 2 süsteemis 3 ei ole, näed 0 ja 1, seega kuidas 2 süsteemis oleks 3, 10 süsteemi 3. No saab ikka, me saame ju kombineerida lõputult 0 ja 1 oma vahel. Milline see kombinatsioon võiks olla? Jah, 11. Ja paneme siia nüüd mingisuguse suurema kõigepealt. Siin on 9 olemas. Palju 2 süsteemis 9 on? Meil on 1 bitt, siis ühes bitis saab olla ainult 1 väärtus, mis on kas 0 või 1. Seega ta saab olla kas 0 või 1. On 2 võimalikku kombinatsiooni ühe puhul. Kui meil on 2 bitti, siis siin saab olla nii 0 kui 1 ja siin saab olla nii 0 kui 1. Seega neid kombinatsioone on meil juba 4 tükki. Ja 2 puhul on meil 4 kombinatsiooni. Kui me nüüd 3 teeme, siis on meil 3 bitti. Seega siin saab olla nii 0 kui 1, siin saab olla nii 0 kui 1 ja siin olla nii 0 kui 1. 3 sellist connectionit, igaühes siis saab olla kas pool sees või pool väljas. Seega siis, palju 3 puhul neid kombinatsioone tuleks, kui 2 puhul on 4? 9. Kuidas sa saad? Kuidas sa arvutad? Proovime igaks üks läbi. 0, 0, 1. 0, 0-ga on kõik läbi proovitud. Nüüd proovime 0, 1-ga. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nüüd on 0, 1-ga ka kõik läbi proovitud. Nüüd tuleb 1, 0, 0, 1, 0, 1. Siis tuleb 1, 1, 0,
ja 1, 1, 1. Rohkem ei ole võimalik. Palju kokku tuli? 8 just. Kas siit koorub välja mingisugune valem, kuidas me saame aru? Ruutu. Selles mõttes, et 2 korda 2 on 4, 4 korda 2 on 8. 2 kuubis. Et see, mitu bitti meil on, selle me võtame astendajaks ja 2 on siis see arv, mida me astendame. Kui me tahaksime teada, mitu kombinatsiooni on 5 bitti puhul või 8 bittises süsteemis, see on 2 8, siis 4 puhul, noh, siit me näeme 11 on, see on 4, see on 5, see on 6, see on 7, see on 8, seega 9, meil oleks vaja juba 4. bitti. Seega ta koosneb 4 numbrist. 16. süsteemis 16, kui palju on? Vaatame 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Jah, aga 15 on F ja 16 ei saa olla F. See esimene pool on nagu õige. See peaks olema 1, 32 näiteks. Näeme, et siin tekib juba seos, et siin on 10 000, 8 puhul oli 1000, 16 puhul on 10 000, 32 puhul on 100 000. Ja palju siin oli hex 20. Seega see peaks ikka olema väga suur arv, kus me need A-d, B-d, C-d ja nii edasi kasutusele võtame. Õigemini, see vist on ka siis vale. Vaatame. Test ju hex. Ai, see on õige. Seda panin õigesti A-ks. Ja vaatame mingisuguse värvikoodi. Näiteks meil on siin color codes. Noh, tuli siit midagi. No näiteks selline värv. FF5733. Kus see fail oli? Ja paneme siia väärtuseks. Ja nüüd 16. süsteemis ja konverteerime selle 10 süsteemi. Selle järgi me saame teada, kui suur see arv 10 süsteemis on. Hex to debts. Näeme, et ta on ikka päris suur, see on juba 16 miljonit midagi. Ja palju ta veel 2 süsteemis võiks olla. Hex to pin. Jah, seda ta ei oska millegi pärast. Aga vaatame, et debts to pin. Jah, ta ei saa nii suure arvuga hakkama isegi, sest sinna tuleks nüüd 1 ja 0 meeletult palju juba. Kui ma nüüd millegagi mööda ei pane. Tegelikult need värvikoodid ei olegi niimoodi, ta ei ole nii suur arv, vaid ta koosneb 3 osast. Esimene osa on FF, teine osa on 5-7 ja 3. osa on 3-3. Ja kui me selle lammutame nüüd ära, siia paneme FF, siia juurde, veerge, siia 57 ja siia 33 ja vaatame, mis siis vastavad tulemused on. Siis näeme, et FF on 255, 57 on 10 süsteemis 87 ja 33 on 10 süsteemis 51. Paneme selle valemiga siia sisse. Näeme, palju binaarsüsteemis on. See 255, see on siis 0-st 255-ni. Ehk 2 astmes 8. Seega me kasutame 8 bitti. Värvikood koosneb 3 8-bitisest osast. Seega iga värv moodustab kokku 3 baiti.
ja kujuta nüüd ette, et meil on hästi palju neid piksleid, igas pikslis on mingisugune värvikood, mis on 3 baiti. Võtame mingisuguse pildi lahti, mis on resolutsiooniga näiteks 100 × 100 pikslit, siis 100 × 100 on 10 000 ja korrutame selle 10 000 veel 3-ga, siis me saame 30 000 ehk siis 30 000 baiti ehk 30 kilobaiti selle pildi suuruseks. Aga kui me selle salvestame ka siis GIF-i näiteks, pakime kokku, siis on võimalik see pilt saada palju väiksemaks, sellepärast et kõik need kohad, kus mingi värvikood kordub, me saame öelda, et mitu korda ta järjest sellel real kordub, et see on näiteks GIF-i puhul niimoodi. Et kui meil on siin näiteks punane ja siin on roheline ja siin on ka roheline, siis GIF-i puhul tähendaks see seda, et näiteks 1B ja 2 R-i. Et niimoodi me saame faili mahu palju väiksemaks ja see tarkvara, mis oskab siis GIF-faili näidata, see loeb siit kõigepealt välja, siis mitu korda järjest peab näitama punast ja mitu korda järjest rohelist. Nii nüüd me teame, kuidas konverteerida omavahel arve 20 ja 16 süsteemi vahel. Süsteemis niisiis on 0 või 1. Seega kas siis false või true. Selle omakorda siia alla kuskile. Et 0 on üldiselt false ja 1 on true. Need konverteerivad niimoodi. Ja vastav andmetüüp on boolean. 2 võimalikku väärtust, kas siis on või ei ole. Ja nüüd neid väärtusi me saame omavahel kombineerida, kasutades tõe väärtustabelit. Teeme siin ühe lihtsa tõe väärtustabeli, oli see samune 0 ja 0, 0 ja 1, 1 ja 0 ja 1 ja 1. Ja paneme nendele mingid pealkirjad ka. Ja kasutame AND operaatorit. See siis tähendab A, AND, B. AND puhul on vastus tõena juhul, kui mõlemad operandid on tõesed. Seega ainult siin. Kuna siin on vähemalt 1 0, siis see on false. Kuna siin on vähemalt 1 0, siis on false. Ja kuna siin on vähemalt 1 0, siis see on ka false. Vaatame, et meil on 2 töötegijat. No kes need võiksid olla? Kes tahab olla üks töötegija? Oskar, tahad olla üks töötegija? Nii, kelle sa endale kompanioniks valid? Elmari. Nimeta mingisugune töö, mida te ainult koos saate teha. Kui vähemalt ühte ei ole, siis see töö tehtud ei saaks. Et kui sa üksi poseerid, siis ei tule midagi välja. Ja kui Elmar poseerib, siis ka ei tule. Okei, see on siis see näide siin. Teine operaator on OR. OR puhul tähendab seda, et vähemalt üks töötaja peab olema kohal, et töö tehtud saaks. Täpselt. Ja siis on veel olemas välistav või. See on exclusive OR. See tähendab seda, et ühe kohalolek välistab teise kohaloleku, et seda tööd saabki teha ainult üksi. Kui te olete kahekesi koos Elmariga, siis te seda tööd teha ei saa. Üks on alati üleliigne. Ja see on selline. Ja nüüd me saame neid veel rohkem kombineerida. Teeme kõigepealt tööväärtustabeli.
0, 0, 0, 0, 0, 1. No seda saab siit kopeerida. Ja nüüd, kui me paneme kõikide vahel näiteks Oskar, and, Elmar, and, Egmar. Ma ei tea, kes ta on. Täpselt, jah, muud moodi see ei ole kuidagi võimalik, sest siit tuleks alati false ja siin on ainus koht, kus on true. Jah, see sobib, eks ole, sest Oskar ja Elmar on mõlemad ühed ja see sobib ka. See ei sobi, teised ükski ei sobi. Paneme nüüd niimoodi. Oskar, Soor, Elmar, Oor, Egmar. Kõigepealt Oskar ja Elmar omavahel välistavad üksteist. False või false. False või true. Siin on false ja kuna siin tuleb ka false true, sest et Oskar ja Elmar omavahel välistavad üksteist, see tuleb false ja false või true on true. Teeme selle sama nüüd niimoodi, et paneme sulud ümber. Kuidas siis on? Nüüd tehakse enne see, mis on sulgudes. Siin on false. Seda ei tea. True, false ja true, false, true. Oleneb sellest, mida me enne võrdleme.